seekord alustame siis hoopis uue nädala videot pühapäeva õhtust, kuna meil siin action jätkub ja praegu siis liigume kontorisse. Nagu näete, siis siin taga on läpakas, praegu paneb selle nädala videot kokku ja tuleb siis kaubikus need asjad ära vedada, et kui te veel ei tea, et siis mul on 2 õde, siis ühte õde te olete videodes näinud ka, kes käis driftis abis ja teine on siis Pärnus. Noorem õe mees siis tuleb appi neid vedama teisele korrusele, sellepärast et Mari-Liis ei jõuaks. Mari, sul on külm või? Et Mari-Liis ei jõuaks neid mul kontorisse vedada, et praegu, kuna kontorit niikuinii keegi ei kasuta, siis seisab põhimõtteliselt tühjalt, siis kogu mu mamsi siis kraam on sinna veetud, mis sealt üldse alles jäi ja veab sinna juurde, et lõpuks see kontor ongi üks kolaruum. No, siis kogu see tavaar on siin, hõivatud on kontor. Ja kuna ma seda ei kasuta, on savi. Mõtlen, kas mul midagi vaja on, vist ei ole. See nüüd siis küll lõpetame selle pühapäeva ära ja jätkame siis juba homme suurest rekkast. Nii, hommik on esmaspäev, kell on 5 hommikul ja tulen autosse ja see oli ka siin spidomeetri ees mingid asjad, maiustused ja kiri. Et sul uude ikka jõudmine läheks võimalikult leebelt, siis oleks toeks sulle sinna jõudmiseni. Üks nõuanne, et sa liiga vara peast halliks ei läheks, võta kõike võimalikult murevabalt, tõmbame selle peo käima, 26, suum 27, head maiustamist. Selline üllatus siis Mari-Liisi poolt mulle hommikul autos. Aga ma ei saa aru, kas ma siis hakkan iga päev seda saama kuni enda sünnipäevani või see oli see ühekordne asi või ta selliseid üllatusi teeb küll, aga ma ei saa täpselt sellest kirjast aru, aga igal juhul super üllatus ja aitäh sulle, Mari-Liis siis. Jah, väga hea üllatus. Kohe palju lõbusam hommikut alustada, aga lähme siis rekkame. No nii, on siis esmaspäev, on suures pillis ja oi jah, natuke liiga palju vallis sees, aga siin on mingi megalibe, ma pean vaatama. Margus ei teinud seda, mis ma kunagi käskisin teha, et kruusa autosse panna ja mul läks ka nüüd meelest ära ja sinna igal pool on jääväljad. Pean vaatama, leidma midagi siia alla panna, muidu ma ei liigu kuhugi. Hea uudis on see, et ma lõpuks sain välja, sain kauba ära viidud. Naised tulid ja panid kildu siia kõik. Et see oleks muidugi pidanud olema ennem tehtud, aga parem hilja kui mitte kunagi, et see sai vähemalt tehtud. Aga tõesti libe, et sellistele asjadele tuleb hoida tähelepanu. Kevad õnneks või loodetavasti copyright, loodetavasti rohkem lund ei tule ja kõik, mis on, sulab ära ja saab rahulikult tööd teha. Ütleme niimoodi, et rekkafirmana või nagu selles mõttes lumi on saadanast, talv on saadanast, suvel on palju mõnusam tööd teha sellisel alal. Aga paneme veel siin asju maha ja ega palju pole jäänud, et haugutame edasi. No, nii, kuna veel paus natuke kestab, siis väike lõuna. See junni moodi asi on verivorst, suht õudne näeb välja, aga tatar verivorst ja natuke hädemelisiid ja kohvi ja sööb ära ja siis paneb edasi.
just tulen siit Jespordist. Käisin, ostsin vesti ja lasen vestile siis kleepsud peale panna, et see jope on liiga palav praegu ikkagi siin natuke päikest paistab, on kohe higi väljas, et see on pigem selline -10 jope kui plussi jope, et väga palav jope on tegelikult, et natuke sellega läks puusse. Ta on ilus, aga liiga soe, et väljas on hea olla ja suusamäel ja niimoodi, aga autosse niimoodi nagu hüpata, siis on pigem ebamugav, et siis võtan vesti ära, et niikuinii kohe kevad käes. Siis kui vesti kätte saan, siis näitan ja räägin, palju maksis. Vestid on kallid, tööriided on kallid. Kui te olete tähele pannud, et siis iga nurga peal on tööriiete pood, siis see on põhjusega. Kõik müüvad neid samu riideid, aga lihtsalt räige hinnaga. Aga davai, lähme nüüd jõukasse üle tüki aja, et enam-vähem olen ära paranenud ja tuleb hakata uuesti käima, et see lõualott, mis on, see lõualott on emapoolne kingitus, et see ei ole paksusega seotud. Ma ise ei pea ennast väga paksuks. Pigem vormis, aga lihtsalt see lõualott on ema kingitus ja seda saab ainult vist kirurgiliselt ära või kui mu rasvaprotsent on 3 või 4%, praegu pigem 8–12. Et seal võib-olla 4–6 juures, võib-olla siis kaob ära, aga pigem on ta saadanas. Aga jõukas peab käima, muidu istumine teeb invaliidiks. Mammi, ma ei tea, millega ma selle ära olen teeninud, aga jälle nagu jõulud juba. Aga ma siin on praegu kõvemini rohkem ei räägi, mida Mari-Liis üles saada. Seal see putka on Värska kurikuulus, ei tea tegelikult kurikuulus, aga WC-d on, et sellises WC-s peab käima. Aken on sees suht sitane, ma peaks mingi varus kraami siia vaatama mingeid aknapuhastusvahendeid või midagi, et siin hall on seest. Mina ei tea, kuidas need kaugmaa, ma just juba rääkisin ka, et kuidas need kaugmaa rekkajuhid saavad nagu mässatud, sest see nagu vahejulla siin, kus all on siis see mootor ja asjad, see on päris tüütu, et elektrirekkadel minu arust peaks siis olema tasane põrand. Minu arust ka juba uuematel rekkadel on vist võimalikult tasaseks see põrand tehtud, et saaks nagu kergemini edasi-tagasi käia ja liikuda. Ma arvan, et Ameerikas ninarekkadel ei olegi siin vahel midagi. Ma ei mäleta, aga kindlasti oleks palju mugavam, kui seda siin ei oleks, et suht tüütu. Aga jah, praegu siis teisipäev ja teen siin pausi. Söön veel enda tatart, et kohe hakkan sööma ja täna viimane päev, homme enam tatart ei söö. Sealt tuleb superbussis maha ja tule peale nüüd super maha ja bussi aegu ei tunne või? Ikka kellaaeg on kellaaeg, ta ei saa ennem ära minna. Ma arvan, et sa vaatad midagi valesti või sa lihtsalt tuleb koba. Jah, näed, see. Ma mõtlesin jah, et sa ütlesid, et sa oled ainult söönud banaani, et siis... Jaa, aga banaan, kuradi, see ei ole mingi söök ja selles. Jaa, aga kell on juba 6 õhtul. Lähme nüüd shoppama.
läksin. Ja praegu siis suurel on mingi probleem see, et hommikuti läheb mingi teatud aega ennem kui tal õhud seal paremal pool need ei hakka õhku lööma. Ta lööb nagu mingi maani lööb ära ja siis jääb seisma ja siis läheb mingi teatud aeg, ma pean pöördeid sinna andma ja siis mingi hetk käib klõks ja hakkab, lööb õhu ilusti ülesse ja saab päev otsa teha tööd nagu poleks mitte midagi häda. Et see on väga imelik. Ma pean remonti viima, aga siin praegu ennem tuleb oodata see üks teine, see Volvo, vana Volvo tagasi, sest see on praegu remondis, sest teine vend sõitis sellega kraavi, kuna lumesahk oli ta lükanud või mingi teema seal oli. Et on praegu siis remondis ja ma ei saa seda hetkel ära viia, sest tundub, et sellega võib 1-2 päeva aega minna. Ja siis peabki siin hommikuti niimoodi nagu pöördeid andma, et ta ülesse viskaks. Kui ma kaamera kinni viskasin, kohe hakkaski õhku ülesse viskama. Näed, iste tõuseb, lõpetas piiksumise. Et niimoodi ta mul siin hommikuti teeb jah, et see ei ole nagu väga hull, aga remontida varsti läheb, natuke läheb veel aeg. No nii, Mari, räägi siis kogu maailmale. Jälle. How the fuck you can, kuidas sa saad nagu... Ma ei tea. Kogu aeg bussis maha jääda, nagu pea iga päev. Ma jäin bussis maha, tulen hiljem. Ma jäin bussis maha, ma tulen hiljem. See on nüüd viimase tava, ma ei tea, mis toimub. Teed sul? Buss on kiire. 18.30 pidi buss tulema või? Kus sa maha jäid? Kui sa tead ju selles mõttes, mis kellaajal nagu... Täitsa ulme. Aga viime su koju nüüd. Jah, ja söödame makaroni kõht täis. Täna neljapäev, lõunapaik hakkab kell saama ja siis mul on probleem siin, et sumbuti sukk on ära tulnud ja alles homme saab seda ära teha, et õnneks ma loodan, et see on see, mis põhjustab siis seda kolisemist ja lisaks sellele, ma kohe näitan, Roklal tuli siis splint rattalt ära, et oota. Ja sellel rattal siis käib edasi-tagasi ja ei ole tööriista, et seda tagasi panna näppudega ei pane, et see on ikkagi nii tugev. Ja nüüd ma kindlasti ostan selle tööriista kohvri siia peale ära, siis kogu aeg on mingeid väikseid asju vaja teha ja ei saa teha, ei ole tööriista ja näppudega ei pane. Mingit metalli mul ka sellist ei ole, millega panna, ma proovisin. Et suht kehva, kui üritan kuidagi niimoodi ära teha, et ta ei murraks midagi ära seal. Aga täna on päris palju taarat tagasi. Põhimõtteliselt juba enamus kohad on ära veetud, aga kuradi taarat on rohkem kui kaupa juba. Ulme. Teeme selle video ära ennem kui pimedaks läheb. Kell on juba praegu 5:30 õhtul. Kippelt võtsin siis tagaluugiga kasvuhooned peale, läksin Sakusse, parkisin ära, kasvuhooned maha kaubiku peale ja nüüd sõidan Otepääle ja siis veel Tartusse ja siis Sakusse, Taara maha ja siis vaatab, palju see kell on, et täna õhtul pidi veel kell 7 minema töölisega välja sööma ka, aga mul on selline tunne, et ma vist jätan täna ära, kuna tänane päev on olnud üliväsitav. See Taara tõmbas ikka suht läbi, pluss see, et Rokla sain selle splindi tagasi panna, aga tuli ikka küljes. Ma ei tea, kas ma panin splindi kehvasti või seal on midagi muud viga.
aga ikka see üks ratas on põhimõtteliselt alt käib kogu aeg ära ja tänane päev on räigelt pass. Väsitav ja pass päev. Hommik! Reede lõpuks ja Mari-Liis on olnud terve see nädal ametlikult kuulutanud välja hulluks, sellepärast et eile oli ka, aga siis see silt oli ebatsensuurne. Mari-Liis oli väike nooti, et siis jälle täitsa hull vend ja reaalselt selline tunne nagu päkapikud jälle käiks. Kogu aeg ootad, et mis nüüd saab ja väga põnev nädal on olnud. Ja tekst on siis, et sa ikka lõpuni vastu peaks, siis üks energialaeng sulle siia nädala lõppu, et sul oleks ikka rõõmu ja energiat täis päevad. Aitäh, Mari! Suur tänu! Väga lahe. Ja homme on siis minu sünnipäev. Sünnipäeva ma ei pea. Võib-olla Mariga teeme midagi, võib-olla ei tee. Üks väike mõte mul oli, aga seda siis homme, kui hakkab tegema seda. Aga praegu on väga keerulised ajad, et ma ei tea, kas ma julgen seda teha. Aga sellest ma räägin homme, kas ma teen või ei tee. Aga lähme siis sinna tagaluugi peale. Praegu siis reede ja kell on 1:30. Olen tulnud siis siia Power Servicesse, siis seda sumbutit remontimat, sinna siis käib sukk ja lasen selle ära teha, et vast on selline tunniajane töö, kui sedagigi ja saab selle mure lahendatud. Roklale hommikul sai see seib ka pandud ja nüüd Rokla töötab jälle ilusti. Siis väiksed asjad. Väga oluline on siis ka tagaluuki määrida tavotiga ja siin on erinevad need niplid ja tegelikult oli juba nädala sees vaja määrida, aga ma venitasin tänaseni ära, et ma tavaliselt ise määrin iga nädal reedeti ja see on täitsa viisakas kord, ma arvan, korra nädalas üle käia. Vähemalt minul on olnud niimoodi, et see oli kärab, et siis ei kriuksu ega midagi. Aga hakkame tavotitama, kuigi tavoti vist väga palju ei ole, et seda ma saan õnneks sellelt suurelt firmalt, et seda ma ise ei pea ostma, aga vahepeal on küll selline tunne, et peaks endale ise ostma tavoti, sest see on kogu aeg on tühi. Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Oleks pidanud väiksed ennem tegema, kurat, 2 tükki jäi tegemata, tavot jäi otsa. Aga jah, niimoodi see, ma ei tea, palju siit kaadris nüüd paistis, aga tavotitamine käib. Sellel all, ma ei tea, me oleme uurinud, ei ole nagu neid tavotitamiskohti ja tal ei ole seda mingit tavoti, seda kohta ka, mis tavotitab ise automaatselt elektriga. Et hetkel ma olen jah vist ainult tagaluuki tavotitanud. Jah. Lisaks sai veel suurrikka nüüd Raimar Transpordi kleepsuga ametlikult peale. Räigelt massive. Mul need lihtsalt mingi asjade sildistamise kleeps oli üle ja mõtlesin panen ukse peale, et keegi kõrvale tuleb, siis näeb ikkagi, mis firma on. Jah, väike nali. Ja seal paistab siis see uus jupp, mis nad vahele panid. Ma ei tea täpselt, mis nad seal tegid. Tundub 2 klambrit. No midagi on seal tehtud. Peas, et töötab. Aga sukk on hoopis siin üleval. Ja ma lasin selle tal uue tellida, aga see ei olnudki. See oli veits piinlik.
et natuke valejupist käis jutt, et ma ei teagi, mis see seal all siis on. Ka tundub ikkagi mingi sumpa osa, aga väike fail, aga vahet ei ole, sai tehtud. Läks suudatus kauem, ta ei saanud kalu kätte, nii palju oli uusi tulnud, siis oli väikseid ja tahtnud väikseid anda. 3 neooni, aga ma võtsin seda ka külmutatud usse, et siit nagu murrame, siis piskame sisse, siis sulad üles, saavad päris ussi ka süüa. Loomapiinajad oleme. Väiksed kalad. Palju eelmine kord olid need neonsed? Ja summaliselt või mis? Jah. Tükiliselt või? Et palju tükkind oli? Mingi 3,90 äkki. Okei, praegu oli 1,90. No jõu. Mari ütle ka jõu. Praegu siis on laupäev, 5. märts, minu sünnipäev. Palju õnne mulle. Ja praegu siis lähme vaatame ühte asja, millest me videos praegu täpsemalt ei räägi, on ju? Ennem kui asjad kindlad on. Aga ühte asja lähme vaatama, see on suht potentsiaalne ja spontaanne. Aga tavaliselt ennem spontaanseid asju on olnud pikk kaalumine ja värgid-särgid, aga lihtsalt teatud asjad tulevad ikkagi spontaanselt. Lähme vaatame need ära ja siis, kui see hetk käes on, siis ma näitan, mis meil on veel vaja teha. Aga lähme, Mari, sõida. Kapuutsi jumal, võta kapuuts peast. Näita enda nägu. Okei, lähme sõidame sinna. Salajane projekt, millest me praegu rääkida ei saa. Tuleme siis praegu, ei ütle kust, vaata siin on mingi jõgi. See mees oli vast selle autoga. Samas siin võib-olla ikkagi suvel ka mingi vool on ikka. Aga kus me tulime, Mari? Kus me tegime? Eelgi metsas käime. Igastes jah, tulime kuskilt, aga praegu me ei räägi saladus, on ju. Et vaadake seda kanalit edasi ja võib-olla kunagi näete kevadel, suvel, kevadel, tegeme kevadel juba. No nii kiiresti kui võimalik, aga vaatame ja mõtleme veel, et see ei ole lõplik. Aga nüüd poe juurde jõuan, siis jätkame. Käisin poes ära ja sünnipäeva puhul mõtlesin siis, et ma lähen ostan poest, et kes mulle lähedased kingitusi tegid, välja arvatud Mari-Liis. Et küsisin, et kinkige mulle supersummi. Ja siis praegu pean juurde võtma mõned supersummid. Käime erinevates poodides ja supersummi ostan siis enda kogutud 2 eurostes. Siin peaks olema mingi 200 või 300 euri, ma ei mäleta täpselt. Ja plaan on osta siis, et kokku tuleks. Spitse parem, mine siis sõbra tänav parema. 100 supersummi ajan siis kokku ja nendega siis plaanin teha eraldi video, kus ma neid siis kraabin Mari-Liisiga, et palju me 100 supersummist siis võidame. Aga see video tuleb kraapimisest eraldi, aga jah, et me käime ja ostame erinevaid lotosid, erinevates poodides supersumme. Õnneks palju ei pea käima. Ja video tuleb natuke hiljem, sest ühelt supersummid tulevad alles järgmine nädal sees. Aga see video on tulemas jah, ja siis näeb, palju võidab. Loodame, et võidab midagi, sest muidu on natuke raha läheb. Aga ei ole hullu. Ma ei ole tükk aega kraapinud ühtegi lotot ja loto õnne ju võiks olla. Sünnipäeval küll vähemalt. Kas need on nüüd võiduga? Parem oleks. Pildiste üles. Siis on hea vaadata.
Sandra pildistas ka enda kingitud lotopiletid üles, et näha, aitäh, et näha, kas just tema pilet võitis. Nii, järgmisesse poodi. Piletid ostetud. Nüüd on meil jäänud ainult osad piletid kätte saada ja siis on meil 100 supersummi, millest tuleb siis eraldi video, kuidas me neid Mari-Liisiga hakkame kraapima. Aga ega siin midagi, et nüüd sööme veel enda tehtud sünnipäeva kartulisalatit ja kokki ja vaatame mingit filmi ja siis magama, et selline väga rahulik laupäev. On pühapäev ja siis siin maja ees praegu tavaliselt on siin ämma juures nuka peal, aga siin täna on nii suur tuul, et ei saa siin grillida, aga teeb siis hooaja lahti ära, et natukene grilli ja ausalt öeldes grilllihast ära ei ütleks küll. Muidugi seal jõgi paistab, seal on tegelikult õige grilli koht, aga seal on veel lund, et seal veel ei saa. Võib-olla natuke vara on, aga samas liha on alati hea ja grillliha on veel parem. Et jah, et sööb ära ja siis ma hakkan videot tegema ja nagu ikka, suured tänud teile, et te vaatasite ja pange see like ja subscribe ja kirjutage, kommenteerige, kui on midagi kommenteerida ja näeme järgmine nädal.